elu taust ja elu suurus ja elu käsitlus on absoluutne. See tähendab seda, et me oleme väiksed sipelgad, kui meil õnnestub mingi väike suure suhkrumäe pealt võtta väike tükk suhkrut ja siis me tuleme tagasi teiste sipelgate juurde, ütleme, ma olen järgmine kord võtan terve selle mäe suhkrut, aga sa ei suuda, eks ju, see achint ja shakti, eks ju, jumal on käsitlematu. Või siis see näide, et ka üks ütleb, et ma nägin puu otsas rohelist looma, teine ütleb kollast ja niimoodi vaidlevad, üks päev nägi üks ühte värvi toob, kõik vaidlevad, siis see, kes puu all elab, ütleb, et see on, eks ju, kameelion. Et ta lihtsalt vahetab värve kogu aeg. Et jumal ka siis, meie, kes me tema lahutamatud osakesed oleme, ta on absoluutne ja teda lõpuni me ei suuda käsitleda, aga siis tuleb ikkagi see raasapõhine või maitsepõhine eelistus. Inimestel erinevad eelistused valikuvabaduses, jumal on andnud, eks ju, kuidas ta ennast erinevad tema vormid, personaalsed, Krishna, Rama, Varaha, eks ju, siis ka veel Paramatma, ülihing, pühavaim, eks ju, kuidas jumal ennast laiendab, see sama suur üks suhkrumägi. Ja siis, kuna me ei ole veel puhtad ja me tervepilti võib-olla kunagi ei näegi, siis me lähme nagu väga hoogu, isegi kui me oleme juba spiritualistid, siis me oma maitset kaitseme ja see on nagu selles mõttes inimlik, et ongi nii, et vahet ei ole, kas spiritualist või mitte spiritualist, ikka inimene, kui tal on mingi oma pere, siis ta ikka nagu näeb oma peres ka võib-olla vigu asju, aga see on tema pere, eks ju. Ta ei hakka nagu segama oma peret teistega, ta käib võib-olla külas ja austab teisi peresid, võtab teisi peresid vastu külla ja aga tal on nagu oma pere, oma ringkond, oma maitse, oma suhted seal ja need on võib-olla nagu intiimsed ja neid ta nagu välja turuplatsile ei seleta, eks ju. Missugused armastuslikud suhted on ja siis teisel perel on samamoodi, siis ei ole mõtet neil nagu selles mõttes sõdida, eks ju, et üks pere sõdib, et meil on nagu parem pere kui teil, eks ju. Igas peres on oma plussid ja miinused siin materiaalses maailmas, ikka pere on pere ja neil on oma mingid pühad asjad, mida nad jagavad, samamoodi ka nende religioonide ja jumala avaldumistega. Et meie, kes me tervikpilti kunagi ei näe, me eelistame siis raasapõhiselt või oma maitsepõhiselt või oma suhte tasandi põhiselt siis seda keskkonda, kus me armastust jagame. Kuigi me võime ju areneda ja aru saada, et eksisteerib sealt väljaspoolt ka väga palju maitsed ja asju ja mis on võib-olla suuremad, paremad, sügavamad, puhtamad, mis iganes. Niimoodi arvab kõik, eks ateist ka, eks ju, ta arvab, et mul on nagu parem kontseptsioon, kõik on nagu usklikud, selles mõttes ei ole vahet, ateiste tegelikult ei ole, et kõigil on mingi elukontseptsioon, filosoofia, kus ta hetkel elab, ta võib seda muuta ja kõik ja nii on, aga põhipoint on see jah, et hoida oma raasat ja võib-olla siis nagu kiita ka, ütled jaa, et minu kartulid, eks ju, nagu ma alati räägin ka, et minu kartulid on nagu, need on head kartulid, eks ju. Kuna ma maad töötlen nii ja naa ja seal oma nipid mul. Et see nagu uhkus on hea, aga kui see uhkus on selline, et käid nagu see sipelgas, et ma toon nüüd kogu selle suhkru, kui sa arvad, sul on maailma parem kartul ja üldse teised kartulid on nagu halvemad, siis seda nimetatakse hankaraks, vale egoks, eks ju. Et ühtipidi eluterve väärikus on okei oma maitse suhtes. Umbes, et ma olen nagu Krishna fänn. Ja ma kiidangi ja proovin kõigile rääkida Krishnast ja tutvustada seda isiksust algset Krishnat, eks ju. Samal ajal, autoriteetsed liine on palju, kus räägib Jumal on tulnud ja oma esindaja saatnud, kas see on Jeesus või Mohammed või iseasi, kuidas inimesed seda kõike on tõlgitsenud. Igas koguduses, kui sa räägid ka koguduse liikmetega, seal ühe kristlase sõbraga, tema koguduse liikmega, siis kogudus ka läbib kõike samu faase seal. Keegi läheb uhkeks ja keegi läheb fanaatiliseks ja seal need, ütleme, materiaalse maailma avaldumised koguduses on ka kõik, eks ju. Ja enamus arvavad, et meie kogudus on kõige õigem ja ongi see raasapõhine, et kuna sinna kogudus on kogunud sarnased inimesed, kes sarnaselt interpreerivad siis kas Jeesust või Krishnat. Krishna on liikumisi ka hästi palju, et ei ole ainult see iskoon, kus mina on, kes siis Krishna mingid aspekte erinevalt vaatavad. Ja see ongi imeline, see mitmekesisus ja lihtsalt teha, et võib-olla siis karma hoiab või Krishna hoiab piiri, et kui keegi läheb nagu liiga hoogu, et tapame kõik ära, hävitame kõik ära, kes ei ole meie raasapõhine, meie maitsepõhine. Et siis tuleb nagu Jumal või loodusseadused vahele, et siis seda nimetatakse sentimentaalsuseks, fanaatilisuseks või mis iganes.